Tervist, sõbrad! Me räägime täna elu väljakutsetega tegelemisest. Kõik teame seda, et elu ei ole üksnes mee lakkumine. Seda ütleb ka apostel Paulus, kui ta kirjutab esimese Thessaloniklastele 3. peatükist. Salm 3 ütleb see niimoodi, et ükski ennast ei laseks vintsutada neis viletsusis, sest te isegi teate, et meid on neisse pandud. Nüüd elu on põnev teekond koos Jumalaga. Aga see fakt, et Jumal on meie elus, ei tähenda seda, et väljakutseid, raskusi, probleeme meie elus ei oleks. Igaüks, kes mõnda aega on siin maa peal elanud, teab, et asi ei ole mitte nii. Me peame tegelema igasugu väljakutsetega ja probleemidega oma elus, kas pole nii. On need meie iseloomu probleemid, on need meie hingekitsikused, meie emotsioonid, meie füüsilised väljakutsed, meie haiguse rünnakud või siis väljaspool sotsiaalsed probleemid, sõpradega, perekondlikud probleemid, lastekasvatuse probleemid või siis laiemalt majanduses või poliitilised või julgeolekuprobleemid või rahvusvahelised probleemid või kliimaprobleemid. Kogu aeg on meie ümber väljakutsed, mis tõstavad oma pead, probleemid, millega me peame tegelema ja siis lisaks kõigele muule teatud kitsikused tabavad meid. On osa sellest hea elu teekonnast. Kui me räägime ebaõnnestumistest, siis vahest inimesed arvavad, et need on nagu vastand edule. Just nii nagu öö vastand on päev või sooja vastand on külm. Kui keegi ütleb edu, mis on edu vastand, siis automaatselt öeldakse ebaõnnestumine. Kui aga tegelikkuses ebaõnnestumised on osa edu teekonnast. Läbikukkumised tihti sillutavad teerada, teekonda kordaminekuni. Ma ei tea, millised jalatseid Aadam kandis Eeden aias, aga ma tean, et need ei olnud mitte Nike vabaaja jalatsid või Adidase jooksutossud. Need ilmselgelt olid mingisugused paksemad puulehed alguses või loomanahad ja siis need ebaõnnestusid tegelikult täitmaks seda eesmärki, sest maapind oli erinev ja talk kulus ära ja kannalt eriti ja pidi kogu aeg täiustama neid jalatseid ja täiustama neid jalatseid. Täna me kanname jalanõusid, mis on mugavad, mis on head. Ja ma saan aru, et maailmatööstus on ennast seadistanud nõnda, et ükski toode ei pea väga kaua vastu, et sa jälle mingi aja tagant ostaksid uue. Ja muidugi lisaks sellele on kogu aeg mingid uued mudelid turul, mis innustavad ostma just nimelt neid uusi, paremaid, ilusamaid, säravamaid ja võib-olla paremate lahendustega. Aga ometi asjad, mida me täna naudime ja peame tõeliseks kordaminekuks, on meieni jõudnud läbikukkumiste jada. Nõnda siis ebaõnnestumised ja läbikukkumised teenivad head eesmärki. Samamoodi lihast treenides jõusaalis. Me tekitame mikrovigastusi, lihaskiudu. Ja siis sinu ihu kasutab proteiine ehk valke, et ehitada seda lihaskiudu tugevamaks, see muutub paksemaks. See on valmis järgmisel korral suurema raskusega silmitsi seisma ja sellepärast need, kes lihaseid ehitavad ja kes kulturismiga tegelevad, teavad seda, et sa pead kogu aeg lisama raskust juurde, väljakutset juurde, uue nurga alt seda lihast tabama, rohkem kordi superseeriaid tegema või erinevaid harjutusi kombineerima või järjekorda muutma selleks, et panna ja motiveerida seda lihast arenema edasi. Nii et kui meie lihas ei jõua oma maksimumpotentsiaalini ilma selleta, et me raskusi tarvitame selle lihasjõu vastu, nõnda sinu sees olev Jumala vägi ei vabane lihtsalt niisama. Paulus ütles, kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Ja 2. Korintuse 12:10 Paulus eelnevalt räägibki sellest, millistest väljakutsetest ta läbi on pidanud kõndima. Nii et see Jumala vägi Pauluse nõtruses on saanud täie võimuse. Samuti Hebra kiri 11:34 räägib usukangelastest, kes said tugevaks raskustes, nõtruses. Seega karastunud meremehed ei tule mitte, kes seilasid peegelsiledatel vetel.
vaid tõelised merekarud sünnivad tõelistest meretormidest. Ja kui sa oled läbi kõndinud nendest elufaasidest, siis sa oled saanud tugevaks, sest ma pole näinud ühtegi tugevat inimest oma elus, kellel oleks olnud kerge minevik. Ja ma ei räägi siin, raskuseid on igalühel ja mõni samastub sellega, muutub kibedaks, laseb sellel raskusel kujundada oma minapilti ja süüdistab maailma, süüdistab Jumalat, süüdistab kõiki teisi. Teised kasvavad nende raskuste najal tugevaks ja see on see grupp inimesi, kellele ma siin viitan. Ja ma arvan, et see on, mida Paulus silmas pidas, kui ta ütles, et ärge laske endid vintsutada nendes viletsustes. Teate, teid on sellesse pandud, aga ära lase sellelt dikteerida iseendale ja muuta sinu hoiakud, muuta sinu usaldust Jumala suhtes, muuta seda, mida sa usud. Nüüd, miks me läheme raskustest läbi? Number 1, need kutsuvad esile kasvu ja arengut meie elus. Need teritavad, ehitavad meie iseloomu, katsuvad läbi meie põhimõtted ja väärtushinnangud ja ehitavad teatud tõed meie ellu tugevamini kui lihtsalt koolipingis õppides. Nagu öeldud, lihas mikrokiud peavad saama rebestatud selleks, et see lihas kasvaks. Luutihedus sõltub raskusjõust ja sellepärast ka kosmonaudid isegi kaaluta olekus peavad tegema trenni selleks, et nende luutihedus ei kaoks vähemaks seal kosmoses. Ja tihti sa avastad seda, et kui sa kõnnid läbi kriisist, et sellel väljakutsel on võime tuua sinust esile asju, mõtteid, ideid, lahendusi, mida sa ei teadnud, et sa oskad isegi välja mõelda. Aastad tagasi ma olin isikliku pankroti ääre peal ja ma mäletan, kuidas ideed tulid minu mõttesse, seistes silmitsi peaaegu võimatumate olukordadega, mille peale ma ei osanud ennem iial mõelda ja need ei oleks iial saanud esile tullagi, kui ma ei oleks olnud sellises situatsioonis. See raskus põhjustas ühte head kasvamist minu elus. Samuti minu magistri lõputöö. Ma olen sellega vaeva näinud. Samal ajal, kui ma olen töötanud selle lõputa töö kallal, on see magistri lõputöö töötanud minu kallal. Ja see ongi see eesmärk. See töö paneb sind sirutuma vastuste järgi ja lahenduste järgi ja kogu see protsess ehitab sind, kasvatab sind ja toob sind ühele uuele küpsusele. Muuseas, eludraamad ja kriisid panevad meid sirutuma Jumala poole. Võib-olla rohkem kui tavalised ajad. Taavet ütles laul 118:5 oma kitsikuses. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle. Isegi mitte kristlased, mitte usklikud. Ma olen kuulnud neid lugusid oma suuremas hädas, elu suuremas kriisis. Hüüavad Jumala poole. Jumal, kui sa oled olemas, siis aita mind nüüd ja praegu. Ja tihti Jumal ootab just nimelt sellist hetke, et ilmutada oma väe suurust nende inimeste jaoks ja kinnitada nende südametes see, et tema tõesti on Jumal kõikvõimas ja ainukene, tõeline Jumal. Teiseks, raskustest läbikõndimine annab meile ühe uue perspektiivi ja mõistmise. Ma mäletan aastaid tagasi, kui ma läksin läbi neeru operatsioonist ja seejärel infektsioonist ja hulga eelnevaid ja pärastisi invasiivseid protseduure, mis ei olnud ükski meeldiv. Sa oskad paremini mõista inimesi, kes kõnnivad läbi oma tervisehädadest. Sul on kaastunne. Sa oskad kaasa mõelda nendega. Sul on julgustus, millel on kaal. Sest kuidagi moodi, kui me oleme midagi kaotanud oma elus, see on andnud meile võime hinnata neid asju sügavamalt. Sa oskad hinnata vabadust, kui sa oled vabaduse kaotanud. Oskad vast hinnata sõprust, kui sa oled kogenud hülgamise valu. Teinekord vastandid annavad meile õige perspektiivi.
kui elu on kerge, su elu ei pruugi tegelikult tunduda hea. Sa võtad seda iseenesestmõistetavana. Või kui sa kõnnid oma elus läbi sellisest faasis, kus sa kaotad mingisugused võimalused või isikud või midagi, mida sa pidasid normaalseks, igapäevaseks, äkitselt enam ei ole, siis sa mõistad, kui hea elufaas see oli, kui hea inimene see oli. Ühesõnaga, raskused panevad meid asju ümber hindama, sest tihti me mõistame võib-olla mõnda inimest hukka, kuni me kõnnime ise sarnasest asjast läbi ja siis mõistame, miks see inimene sellel ajal oli, nagu ta oli. Ja võib-olla sa ei oska lõplikult ka julgustada kedagi sellel teekonnal, mille sa ise pole olnud, sest võimatu on juhtida inimesi paika, kus sa pole käinud. Kolmandaks, meie väljakutsed ja raskused annavad Jumalale võimaluse näidata oma vägevust, oma suurust, oma majesteetlikkust meie elust. Nii nagu Paulus ütles, et kui ma olen nõrk, siis ma olen vägev. Ja sellele väele viidates räägib ta Jumala väest, mis on esile tulnud. Midagi, millega te ei olnud arvestanud. Midagi, mis tavaelus esile ei tulnud. Aga Jumal astus areenile, näidates oma väe suurust. Ta ei oleks saanud Eedeni aias näidata ja ilmutada Aadamale oma võimet vabastada, oma võimet päästa, oma võimet armastada inimest ka siis, kui inimene on pattu langenud ja sõna kuulmatu temale. Aadam oleks võinud arvata, et Jumala armastus on tingimuslik. Ta ei oleks teadnud Jumala lunastavat, lepitavat, taastavat, tervendavat väge, kuniks ta oli olukorras, kus Jumal sai näidata seda väge Aadama ja inimkonna osas. Nii et meie väljakutsed on Jumala võimalus demonstreerida oma armu, oma väge. Ja sellepärast ütleb ka Paulus, kui meie ülekohus on saanud suureks, siis Jumala arm on saanud veel väga suureks. Neljandaks, meie raskused valmistavad meid ette, aitamaks teisi. 2. Korintuse 1. peatüki 4-8 salm räägib ju sellest, et me trööstime teisi selle trööstiga, millega Jumal meid trööstib. Teooria on hea, aga praktika on palju parem. Ja enne kui üks ader saab sinu maapinda lahti künda, teha midagi sinu heaks, peab ta olema karastatud tulekuumuses, et olla valmis olema hea tööriist sinu jaoks. 5. raskused, millest me elus läbi kõnnime, puhastavad meid. Ma ei unusta iial ära, kui Rootsi jutlustaja Carl Gustaf Severin küsis audientsi käest selle küsimuse. Kui pigistada apelsini, mis tuleb apelsinist välja? Ja rahvas ütles apelsinimaa. Ja ta küsis, kui pigistada sidrunit, mis tuleb sidrunist välja? Ja rahvas ütles sidrunimahl. Ja Carl Gustaf ütles seepeale, kui pigistada kristlast, mis tuleb kristlasest välja? Nüüd peaks ja võiks tulla välja usk Jumala vastu, usaldus tema sõna suhtes, armastus, kiitus, ülistus, kõik head omadused võiksid välja tulla, aga me teame, et tihti elus hoopis tuleb välja nurisemine ja kriitika ja hukkamõist ja süüdistus Jumala vastu ja teiste inimeste süüdistamine. Surve toob välja sinust see, mis sinu sees tegelikult on. Sa ei tea, mis materjalist sa oled tehtud, kuni sa kõnnid läbi raskusest. Nii kaua, kui päike paistis, olid mõlemad kojad ilusti seismas, linnud laulsid, ilm oli ilus. Need mõlemad kojad, millest Jeesus rääkis Matteuse evangeeliumi mäejutluse lõpus, ütles mees, kes teeb minu sõnade järgi, on mehe sarnane, kes ehitas oma koja kaljule ja mees, kes ei kuulis seda sama sõna, aga ei teinud, on võrreldav mehega, rumala mehega, kes ehitas oma koja, aga liiva peale. Nõnda siis ilus ilmaga kõik tundus hea, aga kui tulid keerulised ajad, rasked päevad, siis tuli ilmsiks, mis materjalist kellegi hoone oli tehtud. Muuseas, kivisüsi maapõues tugeva rõhumise ja surve all ja kõrge temperatuuri najal muutub teemandiks, ehteks. Kivisüsi, midagi, mis määrib, saab ehteks midagi, millega me kaunistame iseendid.
võtmefaktor selle kivisöe muutumisest teemandiks on surve, kõrge temperatuur, ebamugavus, raske aeg ja millegist, mis on kole, must ja määriv, saab midagi, mis on kaunis ja ehib ja julgustab teisi. Sellepärast, sõbrad, sinu elu suurimad läbikukkumised tihti hiljem saavad sinu elu suurimateks jutlusteks. Ja sinu valusamad õppetunnid saavad magusamateks, õpetlikeks lugudeks, mis annavad teistele julgustust ja inspiratsiooni. Nii et sellepärast Jumal laseb meil mõningatest raskustest läbi kõndida, et me avastaksime, mis meie sees on peidus ja et see saaks puhastatud välja meie seest. Ja sõbrad, kui me kõnnime läbi mõnest elu raskusest, siis me ei tohiks ära unustada neid olulisi asju. Number 1, et meid on neisse pandud, nagu 1. Thessaloniklaste 3:3 ütleb. Jumal on teadlik, et me nendest asjadest läbi kõnnime ja need asjad pole juhtunud meile ilma tema loata. Teiseks, 1. Peetruse 5:10 ütleb, et need katsumused ja raskused on meie elus pisut aega. Need ei ole tulnud, et jääda. Inglise keeles on selline hea ütlus, it came to pass. See tuli, et mööduda. Me tõlgime seda tavaliselt, see tuli esile. Aga täpne sõnastus on, see tuli, et mööduda. Jah, see tuli sinu ellu, see on tõsi, aga see tuli, et mööduda, et minna edasi. Nii et kui sa oled seal jõusaalis rinnalt kangi surumas ja viimane repp on väga-väga raske, siis tea, et see kohe saab läbi. See ei kesta igavesti. Kolmandaks, 1. Korintuse 10:13 ütleb meile, et Jumal ei lase meid kiusata üle meie jõu, ei lase meid testida üle selle, mida meie elu sambad, mida tema on hoolikalt kalkuleerinud, nende kandevõime, et need suudaksid seda kanda. Jumal teab, kus on meie murdepunkt. Ja muuseas, kui meie inimlikult lahus kriisidest või nendest keerulistest aegadest arvame, et oi, ma ei suudaks sellega toime tulla. Ma mäletan, kui mu ema oli suremas ja mu pähe ei mahtunud see mõte, kuidas tulla toime eluga pärast seda, kui ema enam ei ole. Ja ma ei suutnud seda nagu mahutada oma mõttemaailma, see tundus selline meeleheide ja ahastus. Aga kui see olukord tuli, siis Jumala taevane arm ja vägi tuli appi mulle sellisel üleloomulikul, unikaalsel ja ootamatul viisil. See on see, kuidas Jumal võib ringi pöörata ühe olukorra ja ta ei lase sind rohkem pressida, rohkem survestada, kui sa suudad taluda, vaid ühes selle surve ja pressiga valmistab väljapääsu. See väljapääs tihti on meie isiklik areng ja kasv, et me kasvame üle ja välja sellest väljakutsest. Neljandaks, Filiplastele kirjas 4:13 ütleb Paulus, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Rääkides sellest, et raskused toovad Jumala väe meie elus esile. Sa ei vaja ekstra väge, kui sul pole elus ekstra raskusi. Aga kui sa seisad silmitsi hiiglasega või koljatiga, on sul vaja Jumala tarkust, on sul vaja julgust, et silm silma vastu astuda selle hiiglasega ja sa vajad Jumala armu väge, et võidukalt sellest välja tulla. Ja viiendaks, Apostlite tegude raamatu 14. peatükk ja 19-21 salm räägivad, et meil tuleb mitmest kitsikusest, viletsusest, raskusest läbi minnes Jumala riiki minna. Inimestena tahaksime mööda minna, tahaksime üle hüpata nendest asjadest, aga tihti tee sihini, eesmärgini on minna läbi teatud protsessist. Ja protsess on see koht, kus asjad võib-olla ei lähe nii, nagu me ootasime. Inimesed tõusevad meie vastu, me pettume, asjad nurjuvad, ebaõnnestumised tulevad, tahaks käega lüüa, aga see protsess on see
paik ja periood, kus me muutume, kasvame, kus me küpseme. Ja tihti see protsess ongi Jumala eesmärk meie elude jaoks, sest see muutumine ongi tema silmis üks hea eesmärk meie elude suhtes. Samal ajal kui meie eesmärk on konkreetse paigani jõuda, konkreetne asi ära teha. Ja siis me peame eduks seda, et me oleme selle sihini jõudnud. Jumala silmis on edu juba see hea töö, mis meis sündis, kui me selle eesmärgi suunas vaikselt liikusime ja läbi frustratsioonide ja läbi ebaõnnestumiste ja tagasilöökide ja nii edasi, nagu me kõik teame. 6. Kui sa kõnnid läbi raskustest, ära unusta ära, et Jumal on sinuga. Laul 23 ja 4 ütleb, kui ma kõnniksin ka läbi surmavarjoru, Jehova on minuga. Jumal ei jäta sind maha. Ta kõnnib koos sinuga. 7. Roomlastele 12:21 ütleb, et meil tuleb kuri ära võita heaga, ehk kui sa kõnnid läbi oma väljakutsetest, siis jätka deklareerimaks Jumala sõna tõotusi, jätka kiitmaks teda, jätka teda ülistamaks, jätka käimaks koguduses, jätka andmaks ka siis, kui sa ei näe otsekoheseid tulemusi, jätka tegemaks õieti, isegi kui õiged tulemused kohe ei tule, sest sa tead, et see on õige asi teha. Ja 8. 2. Korintuse 4:17 ütleb, et need raskused, mis on ajutised, saavutavad meile igavese au. Au on alati võidus. Võit toob au. Kindralitel ei ole mitte aumedalid rinnas sellepärast, et nad läbisid sõjakooli, aga sellepärast, et nad läbisid lahingud, võitsid ära kriisiolukorrad, käitusid ennast salgavalt, tegid midagi, mis oli kangelaslik. Ja tihti elus on asju, mis on tähtsamad kui elu ise. Ja see ongi, mis kangelaslikkus on, tegutseda mingil ajahetkel vajadusel, mis on tähtsam kui elu ise. Näiteks Jumala au tihti on olulisem kui elu ise või selle rahva saatus ja maa tulevik saab sõdurite jaoks tähtsamaks kui nende endi elu ja sellepärast on võidus nõnda suur au, aga kõik võidud tulevad suurtest võitlustest. Ja sõbrad, kui me kõnnime läbi mõningatest elu väljakutsetest, nii nagu Paulus ütleb meile siin 1. Thessalonikaste 3:3, siis ärgem unustagem ära tõde, et Jumal töötab lõppeks kõik heaks. Kõik asjad meie elus, kõik elufaasid, kõik olukorrad. Kui sina ja mina armastame Jumalat, Jumal pöörab ringi kõik heaks ja lõpetab kõik hästi. Ja kui kõik ei ole praegu hästi, siis järelikult see ei ole veel lõpp, sest lõppeks kõik on hästi. Nii et Jumal on ustav, usalda tema sõna, jätka tegemaks õigeid asju, jätka külvamaks häid seemneid, usalda Jumalat ja Jumal on see, kes pöörab ringi meie leinamise tantsuks, kes pöörab ringi meie rasked ajad, keerulised perioodid, probleemsed ajad, kriitilised ajad, hingamise aegadeks, aulisteks momentideks, võiduaegadeks. Väljakutsed panevad meid kasvama. Võitlemistest tulevad suured võidud. Ja Jumal on see, kes nende kõige keskel ilmutab oma suurt au ja majesteetlikkust. Sõbrad, olge vahvad, olge õnnistatud. Näeme jälle.